Suured muutused eeldavad ka, et inimesed tuleksid kaasa. Kas on seoses selle suure plaaniga ka plaanis näiteks ametites vahetada juhte või ka näiteks majandusminister välja vahetada? No personaaliaga, mis puudutab poliitilist tasandit ja ministreid, tegeleme me nädala lõpus. Kõigepealt ikkagi sisuteemad, see alusleppe tuleb tõepoolest üsna karge, siuke alla 2 lehekülje, mis kirjeldab ära maksud, majanduse, julgeoleku peamise teemana ja kuidas me bürokraatiat vähendame. Ja siis seejärel maiks tulevad sisupoliitika plaanid, mis siis arutatakse ekspertide, turuosalistega nii-öelda avalikkuses läbi. Nii et see on see, kuidas poliitika tekib ja personaalia on siis laupäeval on erakondade juhatused, sealt siis saab teada. Ametite juhid on pigem ministeeriumite hinnata, iga minister ise hindab, aga me oleme koalitsioonis vaikimisi seadnud oma eesmärgiks ja selle töörühma eesmärk või ettevõtjate grupi eesmärk ei ole kuidagi Elon Muski moodi mootorsaega vehkida inimesi vallandada, aga me oleme seadnud eesmärgiks nii palju erinevaid kontrolle, normatiive, bürokraatlikud andmekorjet vähendada, et sisuliselt saaks ametites iga 5. töötaja teise töö peale viia või siis tööjõus kokku tõmmata. Ei näinud selles nimekirjas ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutust, et kas, kuna see amet ei ole, või sihtasutus ei ole väga oma tööga hakkama saanud, kas on plaanis ka seal kärpida? Seal on muidugi hoolega kärpeid juba tehtud, kui meenutada, ja see nimekiri siin oli pigem selline näitlik, et ega ettevõtjad saavad alati töötades 2 suunas, üks on majanduskasvu ettepanekud ja teine on bürokraatia vähendamise ettepanekud, valida seda ulatust, skoopi, suunda ise ka.